Tervist, rahvas! Kena sügisõhtu täna jälle. Ja täna on mul selline plaan teha süüa koos kuulsusega, nagu öeldakse. Mul on räägitud veel paari inimesega, et tule teeme midagi koos. Ja eks te sellest video pealkirjast juba lugesite, et täna teen ma süüa onu Arvoga. Onu Arvo on siis kuulus YouTuber, palju kuulsam kui mina. Mina olen tema kõrval poisike. Tal on jälgijaid ka rohkem kui minul, mingi ligi 2000 rohkem. Ja me leppisime Arvoga kokku, et teeme täna midagi lihtsat, millega Arvo on populaarsuse saavutanud. Lihtsad toidud. Ja mina lapsepõlvest mäletan, tehti munapekikastet. Ja mõtlesin, et davai, Arvo, tule teeme koos munapekikastet. Ja siis vaatame, kuidas see välja tuleb. Mis ma praegu teen? Tükeldan kartulit, panin grilli sooja, keetsin kartulid koorega ilma soolata. Praegu siis maitsestan natukene. Nad on peaaegu pehmed, natukene tahab veel saada. Ja seda seal grilli peal siis saab. Ja kuna see võtab natukene aega, ma olen kartulit teinud grillil. Mõtlen, et mis ta on, varsti valmis. Ei ole. Võtab aega, et enne kui Arvo tuleb, ma panen kartulid tulele, sest see munapekikaste, ma kujutan ette, ei võta nii palju aega, et siis saavad enam-vähem ühel ajal valmis. Nii, raputan siis kartuli maitseainet. Panen natuke õli ka. Väga hea. Ja nüüd panen pelleti grillile. Nii, kartulid ahjus. Onu Arvo on juba siiapoole teel. Lähen panen kähku asjad valmis, mis meil läheb selleks söögiks vaja. No nii, rõõm näha meie köögis onu Arvot. Me oleme mõnda aega tuttavad ja tuttavad tänu YouTube'ile. Ilmselt mina vist pöördusin sinu poole. Mina nägin Arvot ja rääkisin endast ja olen Arvol külas käinud. Arvo on minul külas käinud. Ja täna on siis tõesti esimene ühiskokkamine. Ja kui hästi läheb ja me riidu ei lähe, äkki teeme veel? Kindlasti. Nii, kuule, aga täna teeme munapekikastet. Mis ma siis teen? Hakkan tükeldama peekonit vist. Ja kui täpsustada, kuidas see tutvumine oli, siis mina nägin sind tegelikult esimesena ja mõtlesin, oi kui kõva tegija. Ja ise mõtlesin, kuidas ma temaga tuttavaks saan, aga tuli välja, tema märkas mind ka. Ja see oli, Arvo kirjutas mulle kohe targad õpetussõnad, et Tõnu,
valgus ei ole sul selline ja see ei ole täitsa jumalast õiged asjad. Peale seda Arvo näitas mulle oma ristapuid ja siis ma ostsin omale ka kobedamad vigurid. Nii, paneme siis kohe pannile. Ma ei tea, Arvo arvas, et see tükk on liiga suur. Oota, kamera peaks ära võtma äkki. Ikka. Nii, aga räägi siis rahvale, eks sinust ole telesaateid olnud ja kuidas käis sinul see krõks, et hakkaks YouTuberiks? Ma olen eluaeg elanud nii-öelda abielus ja kogu aeg on mulle toitu tehtud. Ma olen elanud nagu restoranis, et kodutoit on valmis laual. Ma elan kohvikus muide. Kogu aeg kodus sööme ja midagi vähe paremat, siis räägime, no jah, jälle sööme kohvikus, kapteni kohvikus. Nii, ma segasin. Ja muidugi, kui ma olen käinud restoranis, ma näen ja tunnen, kui maitsvat toitu nad teevad ja miks kodus ei saada nii head toitu. Ja kui ma pensionile jäin 70-aastaselt, siis tekkis see mõte, et kui prooviks midagi ise ka teha endale toitu, et proua on nagu heivatud ja ma proovin ka, ega see ei ole tea, mis raketiteadus, et proovin kartulit keeta, muna praadida ja nii ma hakkasin mõtlema, ega ma liiga suured tükid ei lõika. Ei ole, ta võib isegi väiksem olla. Ta tõmbab nagu nii kokku. Tõmbab kokku ka, jah. Ja see on alati meeldib, kui saad mingi tükikese hamba alla, kui ta ikkagi tunneb, et nüüd on pekk ja nüüd on midagi muud. Jah, seda küll. See väga peeneks ei ole ka alati hea. Jah, seda küll. No mul ei ole nüüd päris pekk, siin on ikka taid ka, et klassikaline on muna pekikaste. Ma ei tea, meil on siis muna peekonikaste või on ta pekikaste ka, mis ta siin meil on? Mul kõigi sõbrad kirjutavad isegi, et nad on teinud vorstiga, suitsuvorstiga ja see vahet ei ole. Tähtis on see munakaste ja mis sinna sisse pandud on, see lisand annab omapärast maitset. Muidugi vanasti oli soolaliha rohkem, tihti kõik ei osanud seda nagu suitsetada. Soolaliha oli igast talus ja see säilis ka hästi ja siis vahest oli see liha liiga soolane, siis teda natuke leotati isegi. Aga ma eile proovisin kodus teha ka oma soolaliha ja mulle tundus, ma praadisin kaupluse liha ja tundus mürk soolane. Ma ütlesin prouale, davai leotame. Aga tõesti ei, sausti juures vist on hea. Ja ma tegin mulgiputru ja siis mulgipudru peale seda soolaliha peekonit. Ja ma tundsin, et oi, väga mürk soolane. Ja tõesti see ongi efekt, kui ta tunned, et pudru on magedam ja see just maitsestab seda putru. Ta nautis seda, kui ta on soolased. Teen veel või aitab või? Noh, pane veel. Paneme veel. See õige vant ongi selle muna juures. Ja kui veel rahvast kõvasti tuleb, siis ega ta üle ei jää teda. Ega kes kuule, mis siin võib-olla tuleb ka, mul on ikka sattunud, et tulevad kogemata ja siis söövad. Köögisõbrad on ütelnud nii, et see munakaste ise on väga suur nauding, et seda nii harva saab ja kes teeb, siis see tuletab meelde nostalgia, nooruspõlvi ja kuidas vanaema tegi. Aga mina olen 3-kordne vanaisa ja ise mõtlen, et kõik vanaemad teevad ja need on teinud, nüüd äkki 3-kordne vanaisa tahab ka teha, et keegi mainib ka, et vanaisa tegi. Jah, ma ei mäletagi, ma ei julge öeldagi, millal ma viimati seda sain. See on tõesti väga suur number. Aga ma julgen öelda, mingi 40 aastat on sellest möödas. Nii kui lapsepõlve kodust sai ära mindud, võib-olla kui seal käidud on olnud, ma ei mäleta, vist ikka ei olnud. Ega rohkem ei ole saanud. Sellepärast oligi igatsus. Aga ma olen vaadanud, et viimasel ajal sa muudkui küpsetad. On see nii? Ei, tähendab, nagu tihti on, kuidas meeleolu on, kuidas vajadus on ja kui proua teeb mul perele toitu peamiselt, mina nagu ütlen, et ma ei ole mitte peakokk, et ma olen rohkem, kuule, nüüd vist äkki aitab. Jah. Ma teesklen rohkem kokana. Ehk teisiti öeldes see, kes oskab, see ei õpeta teisi ja tema teeb. Proua mul oskab ja tema teeb kogu aeg, aga mina ei oska teha, siis sellepärast ma õpetangi. Ja kui ma esimese sammu teen, mul on tohutu hea meel, et mul õnnestus see esimene samm.
ja ma kohe rõõmustan teistele ka, et vaadake, kuidas ma teen esimese sammu. Ja sellega olen, et leidub veel huvilisi, kes tahavad vaadata, kuidas ma kukkusin esimese sammu tehes. Kuidas ma komistasin ja kukkusin. Ei, see on ka huvitav vaadata, kui keegi ebaõnnestub. Mulle üks kommenteeris video juures hiljuti, ma ei mäleta, mis ma tegin, ja kommenteeris, et millal sa rosinasaia teed? Ja siis ma mõtlesin, et see on asi, mida ma võiks Arvoga koos teha. Mõtlesin, äkki teekski esimesena rosinasaia, aga siis tuli jälle see munakaste meelde ja et teeks ikka seda. Nii, ma tükeldan nüüd sibula ka ära, siis ei ole meil rohkem ruumi vaja, tõstan pliidi siia. Jah, siis tõstan pliidi siia peale. Tekib siin rasva ja siis pärast siis, kui ta on enam poole peal juba, siis paneme sibula juurde ja kõige lõpuks siis küüslaugu. Küüslaugu ka. Ja, sest muidu küüslaug kohe läheb muidu kibedaks, kui ta liiga kaua saab küpsena. Vaat siis. Sibul natuke klaasjaks niimoodi ja kõige enne sellele rasva välja annan selle lihale korraliku elu sisse. No sinna me jõuame kohe. Ma nimetaksin sibulat ja küüslaugu tervise sanitariks. Nemad kõpitsevad seda tervist, annavad neid vitamiine ja eriti küüslauk. Ma olen 40 aastat söönud küüslauku ja mõned ütlevad keerada maotuksi. Ma ei ütleks, et mul magu tuksis. Arst ütleb, et sul on kõik korras maoga. Olukorda kontrolli all. Ja olen elanud tablette aastakümneid ja ise mõtlen, et kindlasti magu tuksis, ega ei ole. Võib-olla see sibul ja küüslauk võib-olla kõpitsevadki seda magu natukene, kui pidevalt teda kasutada. Nii, sätime konstrui püsti. Ma lähen loputan sibula, toon küüslaugu, vahetan kindad ja siis jätkame. Võta seda ka? Sellega loputan. Ikka. Nii, aga siin on veel tilli. No jätkub, kas nüüd kõik on ajaga? No, võt... Peale puistamiseks. Till mulle meeldib ka. Aga Petersel ei pane või? Võib. No kurat, siis ma solgutan nad kõik ära. Ja. Siis me ei tea, millega ta kastetud on selleks, et lüüa. Haava säilis. Panen 3 küüslaugu küünt. Mul siin 3 on. Või on palju? No, ei ole palju. Ei ole palju. Väga hea. Siis teeme nagu tähtsad kokad teevad. Vahetan laiaks ja... Mis sa ütlesid? Küüslaugu paneme pärast pannile? Ja nüüd paneme see kohe küpsema, võtab aega. Jaa, õigus. Paneme see küpsema. Vaatame, loodame, et see tuul ära ei kustuta. Kas on sellist kaitset külje peale? Ei ole. Kui mul oleks külda, ma oleks pand. Kogu aeg mõtlen, et peaks selle tegema. Aga no vaatame, paneme siin ehk laseb teha. Teised põletid appi ja kui kustub ära, no mis teha? Säks on olemas. Ja, leegiheitega paneme jälle põlema ja väike sirin on juba kuulda. Las ma ka vahepeal teen küüsa. No tee. Mul on räsi kombel. Ja, ei ole keelatud. Videos ma olen nad välja lõiganud. Või keeran selle hääle maha. Iga hommiku toitun tervisesalatiga ja siis mul on, alustan alati küüslaugust ja mul on seda hakkimist iga hommiku. Sööd igal hommikul küüslaugu? Küüslauk, sibul, õun, kurk, värske tomat, kõik koduaia oma mahetood. Ja seni kui on veel, mul on veel värsket kurki veel, koduaia kurki, oma tomat on. Ja sellepärast panen sinna kõik sisse maitseained ja tudraõli panen sisse. Vaata, ma olen kuulnud tudraõli
mis asi see tudra on? See on selline taim, mis riisiperes on Maidla talu. Maidla. Ja tema kasvatab see videos, me tegime Eesti Televisioonis videos oli, kus ma tegin 3 asjast kokku Nõmmiku talu meiereid, siis see tudraõli ja 3. oli Saida farmi kogupiim. Ja seda ma mäletan, oli küll. No nii. No ikka midagi jõuab siia üles ka. Mul on balloonist nii vähe gaasi, loodame, et see nüüd otsa ei saa. No mul on mingi poolik balloon veel. Mina olen muidu pandud selle tänapäeva pekki liha üldse kõikidel rasva vähe. Õli juurde. Natukene alguses õli pannud, sest muidu hakkab kohe põhja külge kinni. See ei hakanud. Siis järelikult on see parem siga olnud. Järelikult. Lõhna tuleb ka. Nagu oleks peekonit praetud. Pipard on sul ka olemas? On. Mina olen tavaliselt maitstan pipar. See pole pipar, see on basiilik. Pipar on suures. Sidruni pipar, tavaline. Tavaline. Ma mõtlesin, et äkki läheb basiilik ka siia kastmisse. Annab, kohe tunneb teise lõhna, kohe tunneb. Kui midagi paned juurde. Kas võiks samal ajal juba seda... Nüüd võib sibule panna juba. Sibule võib panna juba. Ja, seal on rasv on olemas juba ja... Ma toad, mul on gaasipliik ka, aga... Minul ei ole nii võimast leeki nagu siin. Siis mul peab ikka pann särisema. Ja tunned, et elu on panni sees. Aga toas tihti on see leek väike ja siis ei saa seda särinat kätte. Siis ma alati virised, prouvad, et mis sa virised? Aga professionaalsed köökidel on suure, tugeva leegiga. Et võidlust augutusse. Ja saad keerata tõesti. Aga kas peaks äkki juba hakkama kastet tegema? Või ei ole kiiret? Ei, sellega nii kiiret ei ole, aga... Praeme selle ära, siis võime isegi tule maha keerata. Saab rahus teha. Siin saab munad lahti lüüa. Piim peale kallata. Millal ma küüslaugu sisse panen? No ikka las me kütta. Ja, ma võtan ta praegu lihtsalt. Enam-vähem klaasjad, kui juba... Jah, ma võtan ta praegu eest ära. Pea siit ei unusta. Sest kui mina olen pannud teise lauale, sinna ta jääb. Ükskord oli mul, ma küppisin saia ja ettevalmistasin värmi ja panin teise lauale. Ja kui tainas oli valmis, panin ahju, miks tainas ei kerki ja siis lõpuks, kui ma välja võtsin, ei kõlba süüa see läheb koerale. Siis kui ma hakkasin nõusid pesema, vaatan teise laua peale, mis see, siin on pärm. Nüüd ei tohi silmad kaugele viia. Kas mitu kaua sa kartulit praegu? Vaatan otsa. Ma ei tea. See ahi on minu... Ei tea, ahi on mulle uus kartul on eelkeedetud. Ma vaatan, kui juba kõrbema hakkab, siis on palju. Aga proovi nüüd 250 panna temperatuuri, et värvi anda koolerit peale. Võib proovida. Kui ta on pehme juba enam-vähem eelkeedetud, siis ta läheb kuskil poole tunniga, ta peaks juba pehme olema, oleks kartuli suurus. Teeme ära. Aga keera 250 peale julgelt ja siis vaata, hakkab sul värvi tulema. See päevituspale tuleb peale. Meistri soovitus on kuulda võetud. Nii, aga lööd munad sisse või... Ja selleks, et mina olen internetis soovitanud, ise teinud ja soovitan teistele ka eraldi kauss, kus me lööme muna lahti. Esimese muna lööme siia ja teised me lööme kaussi ja siis vaatame, kas see muna on korras või ei ole. Esimese muna kindlasti lööme siia. Siis ta juhtuda ka midagi. Ja muidugi siis saab ka nuusutada, et kas see oli kõik korras. Soe muna, me ei tea tema päritolu, aga nüüd teise kindlasti ma löön juba siia. Sest ma ei taha ära rikkuda. Ja kõik on korras, muna on ilus, siis alles kallan siia. See on niisugune natukene proua on mul ütelnud niimoodi, et miks sa nii palju nõusid kasutad. Nüüd ma saan näete siin kooretüki välja võtta kergime vaevaga. Siin läks siis need 1, 2, 3.
4. topeltnorm. jah, no vaata, peekonit on ka palju, siia seda piima ikka läheb. Paned äkki veel 5. ilusad korralikud munad. no ma valisin korralikud vabakana pidamise munad. no paneme 6. ka. siin on isegi kuupäev peal, mul on kodukana munad sees, ma vaatan imestusega poemune. no nüüd peaks, ma kallasin nad kõik jälle, ma ajasin juttu vahepeal jah, ja kallasin kõik ühte, nad olid kõik korras ka tegelikult. kaduma ei läinud midagi. nagu ikka natukene võib näpu otsaga alati soola panna munade lahti löömise juures. see on sool, jah. sool jah. natukene soola ka sisse ja siis muidugi lööme lahti. ma olen teinud ka niimoodi, et olen piima enne kallanud ja siis sinna piima sisse munad, aga siis piima siis on väga raske neid lahti lüüa. siis pärast näed, et punatükid on või sellised. nii. see on ilus. ja siia tuleb siis piima sisse panna. aga millal jahu läheb? ka. peale piima? jah. siia paneme kuskil pool liitrit piima, isegi 600 milliliitrit, kui ühele portsule läheb kuskil vanaemade ports on nagu ütleks teile 1 rusikatäis, supilusikatäis jahu, 2 muna, 300 milliliitrit piima, siis kui 2 portsu, siis peaks kindlasti 600 milliliitrit, see vist on pool liitrit. see on 500 jah. 500 ja natuke peale, pane. aga nüüd ma võin küüslaugu panna, eks ju? jaa. natuke pipart ka, ega see ka halba ei tee. vahepeal ei ole tuult, siis läheb löök päris suureks. nii. grill ütleb, et pane pelletit ja juurde. siia paneme nüüd jahu. muidu peaks 1 rusikatäis supi ühele portsule, me paneme siis 2. mõned köögisõbrad ütlevad, vähem jahu panna. maitse asi. jah. mõned ei pane üldse. mõnus küüslaugu lõhn tuleb. peekon, küüslauk. see on nüüd paras tangupudru sisse segada või kusagile ubadega. jaa, hulgipuder, oi kui hea peale panna. keedetud oad. ja segad selle nüüd segamini ja siis ongi valmis ta siia sisse valama. no vot. nii lihtsalt see käibki. nii. pellet oligi otsa saamas, viimasel hetkel sain juurde panna. noh, tasapisi võtab jumet. no nii, kas läheb pläuhti peale? jah, ja nüüd tuleb siis niimoodi, et ta ei tohi keema minna. nüüd kallan peale, ühtlaselt segame. kas keeran tuld vähemaks või? jaa. aga kui tuul ära puhub? no katsu nüüd segama. rahulikult liigutame. muna hüübib. juba hüübib vaikselt. ja siis näo järgi vaatame, millal on valmis. ja nüüd võid isegi maitsta, isegi kuidas selle soolaga on. pane mulle siia natukene siia peale, tilguta mulle siia peale. vaat nii. nagu soola vähe. just.
et soola pole pannudki, jah. Minul oli sa natuke panid, aga eks ta Coca-Coolis niimoodi öelda, et Arvo, sinu toit on maageda võitu. Vast, aga ta... mul polnud aega soola panna, mul oli nii palju tegemist. Eks ta saab natuke siit peekonist ka juurde. No ikka vähe. Aga vähe ja no pane juurde. Paneme siis ühe näpu otsa täie. Seda on nagu nii vähe. Proovi sa ise ka. Maitsen. Ei, kuule, ma olen hõivatud, ma mõtlen, et äkki peaks tükeldama tillisibulat või selle võime pärast ka panna, kui see valmis juba on. Ja. Okei. Ja kui me hakkab valmistama, siis panen siia. Mina paneks veel. Aga võib-olla, ma ei tea. Pane. Nii. Rahulikult, et ta peaks palju paksenema. No on rahulik. Õnneks tuul ka vaibus selleks hetkeks praegu. Kaubanduses ma tahtsin osta sibulat, rohelist sibulat, aga seda sibulat on siin nii vähe sees. Ja. Ma oleks teda 2 korda rohkem ostnud. Tasapisi pakseneb. Ta peaks nagu rohkem kalgenduma. Ja siit ta keema ei lähe. Ja, no vahepeal tõusis tuul ja tahtis veeki kustutada. Ei ole lihtne, ongi näete 2 mehe töö. Üksinda ma oleksin puhta hädas olnud. Mõtled lihtne toit, munapekikaste. Et mis siin on, aga näe. Ma ei saa siit mitte ära tulla kusagile. Kuidas sa hindad? Kas sa juba loob või? Jaa, juba on. Valmis juba või? Jaa. Panen tule kinni? No, kui ta peast keema ei lähe. Ei, no aga kas see on kalgendunud piisavalt? Jaa, ilus on juba. Võib kinni panna? Juba ilus, jah. Kõik, grande finale. Kuidas sool on? Sool oli hea. Vaat, siis on ilus. Näete. Väga ilus on. Väga ilus, läheb kinni? Jah. Yes! Ja ma vaatan siia. Oh, see on ka ilus. Läheb see ka kinni. Jah, päris hea. Mina oleks ka pipart pannud veel, aga pipart... Aga pane. Aga kuidas sul endal on? Mina olen ka pipralembe. Paneme ikka, jah. Näe, siin samas. Sest mina olen Lõuna-Eesti päritoluga ja ilmselt segunenud muude rahvustega. Ja nüüd paneme natukene peenemaid Itaalia vürtse ka. Mul on temperamenti, ma tahan, et oleks see kärtsum-mürtsum. Kohe saab basiilik veel ka sisse. Võt. Basiilik annab hea. Ma olen koriandrit ka pannud ja tilli jahvatatud. See läheb veel paksemaks. Võt, väga hea. Nii, aga me... See ongi õige kaste. Ongi valmis saanud. Nüüd hakkame valmistuma pidulikuks degusteerimiseks. Näeme juba degusteerimisel. Vaata, kuidas kartuliga on lood? Kartul on valmis. Juba tuli on alt ära võetud. No siin on, Tõnu on nii palju investeerinud siin köögitehnikasse, et siin peabki kõik väga ruttu, väga professionaalselt valmis saama. Nii. No nii, algab pidulik degusteerimine. Ja täna on, nagu näete, isegi salfad, nuad, kahvlid on viisakalt, onu Arvo koolis käinud inimene õpetas, kuidas asi käib peenemates restoranides. Täna siis valmistasime munapeki või munapeekoni kastet. Küll see võib hea olla. Suitsupeekon, jah. Ja näete, kui ilusad kartulid tulid meil pelleti grillilt. Aga palun. Hakkame siis... Täna on 30. september. Ja. Ilm on päris selline rahulik, laseb veel olla värskes õhus ja tuulevaikne, nii et kui kaua vanajumal laseb meil veel looduses veel toituda, aga see on väga meeldib värskes õhus. Ja. Toit maitseb palju paremini. No aga talvel jope seljas on ka mingi oma võlu, aga sellisel taldrikul kipub kiiresti jahtuma. Ma olen kaalujälgija,
aga nii ilusad kartulid ja selline munakaste, ma ei saa ütelda, et ma ei võta. Ja muidugi tuleb mainida, et kollasel aluslinal kollastes taldrikutes kollased kartulid ja kollakas munapekikaste. See viitab meie maja perenaise kollase lembusele. Siis võib arvata, et tal magamistoas on kollane tapeet või? Ei ole. Ei ole, kirju on. Ei ole. Aga üleval elutoas on küll siuke õhtupäike. Kunagi ma tegelesin võib-olla on roheline. Eraettevõtlustega tegelesin ja siis kliendiga lähme tapeeti valima. Siis ma näen, mis verenasel seljas on, millised värviriided on. Siis ma tean, millist tapeeti, millist te soovitate. Siis ma näitan just neid toone, mis tal seljas on. Oi, see on ilus. Temale vastuvõetavad värvid. Kasted ka. Ja pakun kõrvale minu jahimehe salatit, mis on hea ja väga populaarne. Sööjad, me ei jõua seda ära süüa, siin tuleb siin tuleb pool küla tuleb veel kokku. Kui teada saavad, et sul nii maitsu pekikaste on? No ikka juhtub, et astuvad läbi ja või näed isegi aia taga hõikad ligi. Sul kindlasti naabrid tunnevad lõhna ja siis arvavad ära, mida sa teed ja siis vastavalt siis küsivad juba, kuidas sul õnnestus. Kui ma midagi suitsutan siin, siis mina olen vist juba immuunne, ma ise ei tunne, aga sealt keegi tuleb, siis räägib juba, et poolde bussipeatusesse on lõhna tunda. Super magus on. Maitsev, oi. Kaste, ma naudin kastet. On. Homme teen kodus omale ka. Nagu öeldakse, kui rikkaks saan ja palgapäev on, siis ma ostan endale ka suitsu või tellin Tõnu käest suitsupeekonit. Tema oskab hästi maitsvalt teha ja korralikult profiristad on õppinud mees ja Rootsi ristad. Ja. Ristad on oma, ise tehtud. Kahjuks meil Eestis ei ole saadaval häid suitsuahjusid. Aga me ei pidanud suitsuahjust rääkima, me tegime munapekikastet või munapeekoni. Väga hea on. Kes saanud ei ole, ma ei oska teile kirjeldada ka, kuidas millega seda võrrelda. Sisuliselt, eks ju munaputru, kui olete saanud või hotelli hommikulauas, aga see on midagi muud, seal on ju koostisaineid rohkem ja maitset rohkem, just selle suitsupeekoniga praetud. Ei ole väga vähetähtis oma suitsutatud, just nimelt. Ma ostsin professionaalsest huvist ka Lidlist suitsupeekonit, oli küll hea, aga näha on, et ta on nagu värvitud. Suitsu maitseainega näeb ilus välja, aga ikkagi keedetud. Kuulge, aga väga hea on, soovitan järgi teha. Nagu nägite, ei ole midagi keerulist. Keeruliseks tegi meil ta täna see, et õues oli sellel hetkel tuuline ja tahtis mult selle gaasitule sealt alt ära pühkida ja ma olin sunnitud seda juurde keerama, samas ta ei tohi jälle liiga ägedalt olla, et ta keema läheks. Aga niimoodi toas pliidi peal vaikselt rahulikult teha ja õnnestub kindlasti. Ja ma ei tea, Arvo, kas teeme kunagi veel midagi koos? Kindlasti. No väga tore. Kas sinu valik, kas teeme siin või tuled meile kööki? Teeme mõlemat. Ja teeme sinu rosina saia. Ma mõtlen, et rosina saia. Raido või keegi seal ütles mulle, millal sa rosina saia teed. Muidugi viimasel ajal on palju kommentaare, küsitakse, millal ma oma kinnipüütud mutist midagi praadi teen või mutiposteeti või. Aga ma kardan, et see jääb teil nägemata. Pealegi ma püüdsin muti kinni. Ja rohkem ei ole tulnud. Mul on küll lõksud üleval, aga ei ole. Rohkem ei ole. Ma ei hakka naabriaiast ka nüüd selle mutipraejaks muti tooma. Aga mis siis ikka? Me siin Arvoga sööme edasi ja soovime teile ilusat sügist. Ja näeme varsti jälle. Teeme midagi huvitavat.